Tere päevast! Mul on väga hea meel osaleda nii suurepärasel konverentsil ja keskenduda, nagu te näete, ühele suhteliselt spetsiifilisele teemale. Meie ingliskeelses programmis on mu ettekande pealkiri muutunud pisut lahjemaks, Tolerance of one's neighbor. Kuid jääksin kangekaelselt tugevama variandi juurde, Reconciliation with one's neighbor. Seega sallimise asemel leppimine. Käesoleva konverentsi märksõnadeks on küpsus ja täiuslikkus. Kui üritada neid sõnu tõlkida kristluse ajaloolisesse diskursusesse, siis võiks nende ühiseks vasteks olla ehk sõna Jumala sarnasus. Nimelt keskendub varakristlik kirjandus inimkonna langemisel kaotatud Jumala sarnasuse taastamisele, Jumala armu abil, et siis jälle taas täiuslikuks ja küpseks saamisele. Ja alustuseks kohe üks üheminutiline teoloogiatund. Mõisted Jumala kuju ja Jumala sarnasus tulenevad esimese Moosese raamatu 1. peatüki 26. salmist, mis ütleb, tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks. Eestikeelses tõlkes kõlab see just nagu sõnakordus, millest võiks lasta silmadel rahuga üle libiseda. Ent kreekakeelses tõlkes, Septuagintas, mis oli ju teatavasti varakristlaste piibliks, kasutab see salm heebrea parallelismi tõlkimiseks kahte erinevat mõistet, eikoon, kuju image ja homoioosis, sarnasus. Nõnda õpetati, et langemisel säilis inimkonna Jumala näolisus ehk kuju, see tähendab ratsionaalsus ja vaba tahe. Ja kaduma läks Jumala sarnasus, see tähendab pühadus ja surematus. Jumal usuti olevat veatu ja surematu. Selle eristuse abil väljendati kurba tõsiasja, et peale Aadama üleastumist sai tema järglastest patustama kippuvad ja surelikud inimesed. Seepärast usuelu eesmärk ongi inimese algse, kaotatud Jumala sarnasuse taastamine. Tuleb saada uuesti pühaks, tuleb saada uuesti surematuks ehk pärida igavest elu. Leida uuesti see, mis langemisel kaduma läks. Ja et pisut paremini aru saada taolisest restaureerimise protsessist, ühest pikast ja vaevalisest protsessist, uuriksimegi ühte tillukest tahku, mida siis vaimuliku küpsuse taotlemine nõudis ja nõuab. Nimelt teeme juttu sellest, et taas Jumala sarnaseks saamine nõuab kõige muu hulgas ligimesega leppimist. Jah, siin on üks intrigeeriv sümbioos. Esmalt tuleks sobitada teema ligimesega leppimine askeetlike taotluste suuremasse pilti, mis ei ole ehk alati ühtviisi kõigi jaoks selge. Jumala sarnasuse taotlemise protsessis pööras askeetlik munklus tähelepanu kõigele sellele, millest tuli esmajärjekorras jagu saada, millest tuli lahti öelda, ehk sellest, mis segas Jumala sarnaseks saamist. Praktilise askeetluse eesmärgiks oli apatheia, seisund, mis võimaldas segamatut kontemplatsiooni ja Jumala kaemust. Munkluses, ehk nagu teate, ei tähenda apatheia ükskõiksust, apaatiat, vaid pigem sõltumatust kõigest sellest, mis Jumala poole püüdlemist takistas. Ja takistavaks osutusid igasugused kiusatused, pahed, kalduvused ja kurjad mõtted. Takistavaks osutuvad ka nässu läinud suhted ligimesega ja sestap me sellepärast täna räägimegi. Teiseks, Jumala sarnasuse taotluse eripära on ehk selles, et kui teistes valdkondades võib küpsus osutada saavutatavaks, see tähendab kättesaadavaks eesmärgiks, täiuslikkus vast mitte, siis Jumala sarnasuse taotlemine kristluses jääbki üheks lõputuks püüdlemiseks, sest inimene ei samastu kunagi Jumalaga. Üks konverentsi soovitatud teemadest oli küpsuse ja täiuse poole liikumine pühakirjas ja kirikuisade kirjutistes. Ja see ütleb väga õigesti, et tegemist on liikumisega millegi poole ja mitte kohale jõudmisega.
Ja nüüd teine, 2-minutiline teoloogiatund. 4. sajandi kirikuisa Nyssa Gregorios kasutab igavesti kestma jäävast Jumala sarnasuse taotlemisest rääkides sõna epektasis, mis tähendab lõputut protsessi, millegi suunas lõputut liikumist. Asi on selles, et inimhing on finiitne, see tähendab piiratud, ja Jumal on infiniitne, see tähendab piirideta. Ja kui finiitne liigub infiniitse poole, siis ta jääbki seda tegema, mitte kunagi nii-öelda kohale jõudmata. Lõplik ei suuda ju hoomata lõpmatut. Kas polnud, et Mooses nägi jutumärkides Jumala selga, 2. Moosese 33:23. Ja Gregoriuse kujundlikus tõlgenduses tähendas see, et Jumal oma infiniitsuses justkui liikus pidevalt eemale ja hingele jäival vaid üks kustumatu igatsus ja soov temale järele jõuda. Ja siin pildil on Ameerika kunstniku Ed Kippersi maal Moosesest ja Jumala seljast aastast 2008. Veel kord Gregorios argumenteeris, et Jumal oli infiniitne ja piirideta, apeiros. Ütleb ju ka psalm 145:3, suur on issand ja kõrgeks kiidetav. Tema suurus on uurimatu. Jällegi Septuagintas apeiros. Ja kui Jumal on infiniitne, piirideta ja uurimatu, siis meie finiitsed katsed Jumalat taibata ja Jumala sarnaseks muutuda ei saa kunagi jõuda lõpliku tulemuseni. Jätkem siis meelde, et epektasis tähendab kestvat, lõputut teekonda. Aga ehk aitab teoloogiatundidest, sissejuhatavatest märkustest ja teooriatest. Lähme oma teema juurde. Munklikus kirjanduses kasutatakse ligimesega leppimise kohta enamasti väljendit venna võitmine, mis kordub otse kui oskussõna. Väljend kerdetastos andelfon suu, mis on võetud Mattuse evangeeliumi 18. peatükist, ütleb eestikeelses piiblis, siis oled sa oma venna tagasi võitnud. Kuigi sõna vend adelfos tuleks tõlkida inklusiivselt, sest just nõnda seda sõna tol ajal kasutati. Venna võitmine on üks kaunis keerukas ülesanne, sest kõige muu kõrval nõuab see alandlikkust ja iseenda salgamist. Ent taolise teemade paketi puhul leppimine, alandlikkus, iseenda salgamine annavad kaasaegsed peamiselt televisioonis esinevad popspsühholoogid ja nõustajad radikaalselt teistsugust nõu kui kõrbemungad. Ometi tundub, et muistsed Jumala sarnasuse taotlejad said ligimesega leppimisega palju paremini hakkama kui meie tänapäeval. Aga miks see nii oli? Mis oli nende edu saladus? Tõsi, askeetlike munkade lahendused ei pruugi meile tunduda esmapilgul kuigi atraktiivsed. Aga mõelge vähemalt korra järgnevale, sest nende venna võitmise taktikal oli tõepoolest reaalseid tulemusi. Meie aga kipume vimma kandma lõpmatult ega suuda kuidagi ära leppida oma ligimesega. Ja palun pange nüüd tähele. Võimatu on mõelda vaimuelust, üksnes abstraktselt ja lahus igapäevastest tegemistest ja toimetamistest ja ka lahus teistest inimestest. Kiusatus tegutseda Jumala sarnasuse taotlemisel isoleeritult, omapäi on kahtlemata reaalne, sest inimsuhted ühiskonnas on alati nii keerulised, nii lootusetult sassis, et need rohkem segavad kui aitavad. Seepärast oli munkade anakoresisel inimeste seltskonnast ja linnakärast ja mürast eemale minekul kahtlemata oma mõte ja eesmärk. Seda ei saa salata. Kuid eks olnud nii, et ka enamus eremiite said ikkagi kokku sünaksisel, see tähendab laupäevastel ja pühapäevastel jumalateenistustel, sest päris omaette olemisel puudus just nagu see õige väljund. Vooruste arendamisel, ka suhtelises üksinduses, oli lõppeesmärgiks ju ikkagi ligimese armastuse ülesnäitamine. Oma reeglites osutab Basileios suur tõsiasjale, et inimesed on oma olemuselt sotsiaalsed olevused. Ainult teiste inimeste keskel, kogukonnas saab praktiseerida ligimese armastust ja edendada voorusi.
ta küsis, kui elad üksi, kelle jalgu siis pesed? Ja kui sa treenid ennast olema kannatlik, kuidas sa treenid ennast olema kannatlik, kui ei ole kedagi, kes sulle närvidele käiks? Aga Lukius kuulis kord kedagi ütlevat. Ma tahan põgeneda üksindusse, sest seal ei kohta tüütavaid inimesi. Seepeale kostnud Lukius. Kui sa ei õpi tüütavate inimestega koos elama, siis sa ei saa hakkama ka täielikus üksinduses. Teisisõnu, siis pole sul anakoreesisest mitte mingisugust kasu. Oled edasi, pahur, torisev ja okkaline oma üksildases mugakongis. Kõrbepühakute sõnum on ehk tõepoolest tähelepanu väärt. Suhe Jumalaga ei edene ega parane kohe kuidagi, kui meie suhted ligimesega on korrastamata. Ja lubage, ma kordan seda parafraseeritult. Suhe Jumalaga ei edene kohe sugugi, kui meie suhted Tiina, Anna ja Jüriga on korrastamata. Eks ütle Johannes Kolobosile omistatud apotegm, see on siis kõrbeisade lühike ütlus, et Jumala sarnasuse taotlemise edukuse aluskiviks on alati meie ligimene. Jumala suhtes sõltumine ligimese suhtest on üks ääretult huvitav Jumala sarnaseks saamise eeltingimus ja seetõttu ka minu sõnavõtu teema. Eks öelnud Jeesus oma mäejutluses, kui sa nüüd ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb meelde, et su vennal on midagi su vastu, siis jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule ja too oma and. Mattuse 5, 23-24. Üks teine apotegm seletas asja niimoodi, aga kuulake seda ka palun hoolega. Meie ligimesest sõltub meie elu ja surm. Kui oleme venna enda poole võitnud, siis on meie poolel ka Jumal ise. Kui oleme ka süüdi venna vihas meie vastu, siis vihastab meie peale ka Jumal. Paljud ehk teavad, et apotegmates öeldud tähenduse küsimine kellegi teise käest ei tule kõne allagi, sest ütlus on mõeldud teatud konkreetsele inimesele, teatud hetkel ja teatud konkreetse probleemi puhul. Seepärast võib hilisematele lugejatele mõnigi ütlus jäädagi suletuks, sest tegemist ei ole mingisuguse salapärase sõnamaagiaga, vaid suht juhuslike sõnakildudega. Ja nagu ikka inimeste puhul, mõned ütlused on kaalukamad ja tabavamad kui teised, isegi kui need kõik on lähtunud pühakute suust. Niisiis, kui keegi otsustab apotegmat seletama hakata, siis ta paistab sama rumal kui nalja või luuletuse seletaja. Nali ja luuletuse, kui me seletame lahti nalja või luuletust, siis need lihtsalt lakkavad olemast. Nali ei ole enam nali ja luuletus ei ole luuletus. Mark Twain on öelnud, et nalja seletamine on nagu konna lahkamine. Saad küll targemaks, aga konn sureb. Apotegmata puhul on see ka nii. Kordumatu, mõistatusliku, ülimalt privaatse taipamise võlu saab lahti seletamisel avalikuks, triviaalseks ja ebahuvitavaks. Kogu rõõm, kogu kasu otsimisest on minema peletatud, kui kõrbeisade ütlusest teha seletav sõnaraamat. See oleks karuteene. Ja nüüd järgmiseks me teeme ise just seda, mida me ei peaks tegema. Üritame seletada apotegmat, mida tuleks hoopis endas kanda nii kaua, kui see tähendus hakkab end tasapisi ilmutama. Aga ehk saab sellest erandi tegemisest tuleb sellest ka pisut tulu. Mida siis võiks tähendada, et ligimisest sõltub meie elu ja surm? Mida iganes veel see võiks tähendada? Mõte paistab olevat selles, et inimese enda hingeseisundi heaolu on kuidagi sõltuvuses tema suhetest kaasinimestega. Inimese enda hingeseisundi heaolu on kuidagi sõltuvuses tema suhetest kaasinimesega. Mõelge, kui mõnusalt ja õdusalt me tunneme siis, kui kogeme enda ümber ja sees sõprust, lahkust, tähelepanelikkust. Tähendab siis, kui meie suhted teiste inimestega on korras. Ja kui ebamugavalt ja õnnetult me tunneme end siis, kui keegi vihkab, maksab kätte, pilkab ja alandab meid. See tähendab, kui me suhted teiste inimestega ei ole korras.
Mungad arutlesid, et mis küll põhjustas kõige sagedamini taolisid asju nagu viha ligimese vastu, soovi kätte maksta. Mis takistas vennaga leppimast ja mis hoidis vendi eemal. Kõrbisadele tundus, et need olid eelkõige pahed, mis kuidagi riivasid ja ärritasid teisi inimesi. Näiteks uhkus, ülbus, upsakus, üleolek, enda paremaks pidamine, võimu näitamine. Ma ei tea, kas te olete seda tähele pannud, aga uhked inimesed on väga kergesti haavuvad ja haavatavad. Paratamatult mõtlen ühe endise kolleegi peale, kes sai aastaid tagasi Ameerika katoliikliku ülikooli varakristliku instituudi direktoriks. See on vanim programm Ameerika Ühendriikides, mis annab spetsiaalset doktorikraadi varakristluses. Vägev akadeemiline positsioon andis talle küllaga põhjust olla uhke. Ja see professor lausa nõudis tunnustust. Ootas, et teda kogu aeg esile tõstetaks, tema suunas kaabut kergitataks ja ärritus, kui seda ei tehtud. Mõtlesin, et miks ta ometi on nii habras, kergesti solvuv ja miks ta purskub iga väiksemagi kriitilise torke peale. Eks ikka sellepärast, et ta arvas endast ei tea mida. Aga alandlik inimene ei ole nii kergesti haavatav. Kas ei ole nii, et tugevad tuuled ja tormid ei tee kahju maad ligi olevatele asjadele, kuid neil on hävitav jõud kõige selle suhtes, mis on ennast kõrgustesse upitanud? Eks ole nõnda ka alandlike ja uhkete inimestega. Ja eks seepärast mungad eelistasidki alandlikust uhkusele. Lihtsalt kukkumisvalu oli palju väiksem. Uhkeks olemisel on negatiivne tulem, sest enamasti tõukab see teisi inimesi eemale, tekitab sellist negatiivset reaktsiooni, lausa provotseerib soovi nendele arrogantsetele tüüpidele koht kätte näidata, mõttes nendega õiendada ja neid igal võimalikul viisil maa peale tagasi tuua. Setap mõtlemegi ehk niimoodi, et kui see ja too tüüp ometi ennast lõpuks parandaks, oleks normaalne, saaks lahti oma nõmedustest ja võtaks mõistuse pähe, no siis me saaksime temaga ilusti ära leppida. Kuid askeetlikus traditsiooni kohaselt on see probleemi lahendamise alustamine täiesti valest otsast. See ei tohiks alata soovist, et ligimene end muudaks ja ennast parandaks. Kuid ausalt öeldes me enamasti tõepoolest tahame, et meie ligimene muutuks. Mitme ise peaksime kuidagi ennast korrigeerima. Mõistagi me ei saa, isegi kui väga tahaksime teisi inimesi muuta. Sestap ei alustanud mungad venna võitmist ehk ligimesega leppimist, maailma parandamisest ja teiste reformimisest, vaid iseendast ja iseenda muutmisest. Hästi, aga eks askeedid olnud ka inimesed. Ja neilegi kippus ette jääma ikka see, mis teised valesti tegid. Kuid neilt soovitati tungivalt mitte keskenduda teiste vigadele, vaid selle asemel hoida iseendal silm peal. Eremiit nimega Must Mooses, ja ilmselt oli tegu etiooplasega, sõnastas päris lihtsa tõdemuse. Kui oled ametis iseenda eksimustega, siis ei jätku sul tähelepanu teiste eksimustele. Kui oled ametis iseenda eksimustega, siis ei jätku sul tähelepanu teiste eksimustele. Munk Markos andis samuti tähelepaneväärset nõu. Kui alandlik inimene loeb pühakirja, siis ta rakendab loetud enda ja mitte kellegi teise kohta. Vaimulikud seadused 4. Paradoksaalselt, niipea, kui ma seda esmakordselt lugesin, tulid kohe meelde need konkreetsed inimesed, kes kippusid alati teisi inimesi pühakirjaga mõõtma. Ja häda, kui need mõõdetavad siis mõõtu välja ei andnud. Vot nemad peaksid seda Markose ütlust ilmtingimata lugema. Miks nad pühakirjast loetud enda kohta ei rakenda? Ja küsinud selle küsimuse, hakkasin taipama, et nii mõeldes tegin ma just seda, mille eest Markos hoiatas. Rakendasin öeldud teistele ja mitte iseendale. Teame sellegi poolest, et mõne inimese erihobiks on just teiste vead ja puudused, möödalaskmised ja väärteod. Nendest sosistatakse pidevalt ja suure rõõmuga. Ja need sosistajad teavad täpselt, et mis teiste elus on valesti
ja kust kohast teised inimesed peaksid oma elu parandama. Aga nende jaoks on mul üks ivaga lugu. Kohalik latatara Marge laskis jutu lahti, et kiriku auväärt liige Mart oli ilmselt salajoodik, sest olla näinud, et Mardi auto oli pargitud öö läbi ühe kõrtsi ees. Mart, vähese jutuga mees, ei kostnud selle peale suurt midagi. Õhtul aga läks ja parkis järgmisel öösel oma auto Marge maja ette. Olgu sellega nüüd, kuidas on. Mõte on selles, et jätke teised rahule ja lõpetage oma kujutlustele ja fantaasiale põhinevad süüdistused. Tegelege iseendaga, tegelege oma pahedega. Just nagu ühest pühakust jutustati. Teda kutsuti ta suure autoriteedi pärast nõupidamisele, kus arustati ühe noore munga ränka eksimust, kes ka ühtlasi kollektiivselt süüdi mõisteti. Seepeale tõusnud aga pühak püsti ja hakanud ukse poole suunduma. Teised küsinud, kuhu sina lähed? Ära, sest olen süüdi mõistetud. Sellest loost on mitu varianti ja mina kasutasin Abba Bessarioni versiooni. Abba Makarios ütles, istu rahus oma asemel ja nuta oma pattusid. Üks teine pühak õpetas, kui näed kedagi pattu tegemas, siis palu Jumalat ja ütle, issand, anna mulle patud andeks. Vot seda tasuks järgi teha. Neid sõnu tasuks korrata. Tõepoolest, tundke oma viletsust, manitseb ka Jakobuse kiri, leinake ja nutke, Jakobuse 4:9. Ja see oleks probleemi lahendamise alustamine õigest otsast, iseendast. Teiste üle kohut mõistmine ja nende süüdistamine ei paranda ju neid kohe mitte kuidagi ja ei too neid meile ka lepitavalt lähemale. See ei ole mingi venna võitmine. Seepärast õpetati munki mitte teiste pahase tegusid paljastama, uudistes pasundama, meediaväljaannete esikülgedel trükkima ja TikToki kiiruga üles panema, vaid neid kinni katma, et eksinul oleks võimalus ennast parandada. Ja ma mainiksin siinkohal 2 juhtumit, mida kirjeldatakse askeetlikus kirjanduses ja mida võiks eeskujuks võtta. Esimene on Abba Poimenist, kelle tähelepanu suunati ühe kaaslase täiesti vastuvõtmatule käitumisele. Taevas hoidku, ta oli ööpalvuse ajal tukastanud. Poimen aga vastas, tõesti, kui ma oma venda tukkumas näen, panen ta pea oma põlvedele ja lasen tal puhata. Teine on Abba Ammonas, kes kutsuti ühe venna kambri läbiotsimisele, keda oli süüdistatud salasuhtes prostituudiga. Abba Ammonas taipas kohe, kuhu see prostituut oli ennast peitnud, ühte suurde tünni. Ta läks otse teed ja istus tünni kaanele nii kauaks, kui teised maja läbi otsisid. Ja alles süüdistajate lahkudes manitses ta venda oma eluviise muutma. Vot see oleks venna võitmine. Ükski näpuga näitamine, ükski avalik häbistamine ei saavuta iial seda, mida saavutab kaastundlikkus ja halastus. Õpetab ju ka apostel Paulus oma teises kirjas korintlastele, et nüüd te peate talle, see tähendab kahetsevale eksinule, pigem andestama ja teda julgustama, et suur kurvastus teda ära ei neelaks. Munk Markos tõdeb samuti. Parem on härdalt palvetada oma ligimise eest, kui et tõreleda temaga iga kord, kui ta patustab. Vaimalikud seadused 133. Õigeusu kirikukalendris kutsutakse viimast pühapäeva enne suure paastu algust piimaheite ehk andeks andmise pühapäevaks. Vast avaldatud usu sõnastikust lugesin, et sel pühapäeval on kristlastel kombeks ära leppida kõigi pereliikmetega, tuttavatega, töökaaslastega, eks ikka selleks, et minna paastule vastu puhta südamega, kellegi peale viha kandmata. Kirikutes toimuvad sel päeval spetsiaalsed andeks andmise õhtuteenistused, kus inimesed paluvad üksteiselt andeks oma üleastumised. Kuna andeks andmise pühapäev on enne suurt paastu viimane päev,
mil tarvitakse piimatooteid, nimetatakse seda ka piimast loobumise ehk piimaheite pühapäevaks. Rääkides ligimesega leppimisest ehk venna võitmisest, tuli soov juurutada piimaheite püha kõikides kirikutes, kogukondades, koolides ja asutustes ning mitte üks kord aastas, vaid võib-olla iga nädal. Ehk siis saaksime rutemini Jumala sarnaseks. Suur tänu!